Tervist, diski jooks on tagasi. Minu jaoks 4. aasta tuleb siit. Minu tulemused on siis 12 kohta 1 võit. Eelmine kord sain valusa 2. koha, aga nüüd oleme tagasi. Lähme tänava jahime jälle järjekordselt kulda ja suureks vastaseks on Kristjan Ilves. Seletan ka ära, mis võistlus see täpsemalt on. Kokku 5 1 kilomeetrist ringi ja iga ringi vahel on 5 discgolfi viset. Eksimuse korral tuleb minna trahviringile, kes kõige kiiremini ringid ja tiirud läbib. See on võitja. Number käes. 31, viimane startija täna. 3 minti enne mind läheb Kristjan Ilves. Teeme siis essad viskad ka või? Muidugi see punane ei lähe hind. Jah, see aasta on Elvas, muidu on olnud Tartus. Ma vaatan raja üle. Trahviringi vist peab ka üle vaatama, enne ei näinudki, kus see on, aga loodetavasti seda pole vaja. Täna ma tahan teha 2 ajalugu täna. Esimene mees või esimene üldse inimene, kes on 2 korda diskijooksu võitnud ja esimene, kes 0 trahvi. Oi, see oleks aura. See oleks ultimate aura. Aga see tuleb raske. Ei. Pinge on peal. Stardini on 50 minutit. Väga palju ei ole. 2 on palju. Ühes tiirus 2 on palju. Viimane 5 visit. Ja kui ma neid sisse ei viska, siis ma pean UFO prillidega minema. Davai, see on deal. Ei! Ma olin juba, et olema saate ja käsi on nii soe, aga... Nojah, me otsime UFO prillides. Ja see asi on siin. Tegelikult need on päris stiilsed, jah. Aga ma arvan, et viskajal ma pean üles võtma, muidu ma ei näe. Need on üks suht tumedad. Aga jah, Instas lasin valida, mis prillid panen täna ja need võitsid nii, et loodan, et need prillid toovad mulle ka võidu. Oi, aga kelle ma leidsin? Kristjani. Kes võidaks, kas 100 meest või gorilla? Gorilla. Oi. See oli õige. Ei, ma ei tea, see on sinu arvamus, aga mina tegelikult arvaks, et 100 meest võidab. Ma ka tegelikult arvaks, et gorilla tundub põnevam. Seda küll. Ei, nagu see nii oleneb. Kõik räägivad, et gorilla väsib ära, vaata, et 100 meest on palju, aga küll. Kus just tegelikult võistluseks tundud on? Kahetised. Ma ütlen ausalt, ega lihtne see olemas asi, tundub juba soojendusel oli raske, nii et saab veel raskem olema. Mõned kettad võiks ikka korvi minna, siis oleks lõbusam. Mis ma vaatasin 1,8 kilti juurde joosta, nagu ei tahaks vabatahtlikult, nii et vast nii palju ei teha. Oota, palju sa diskilt sa oled mänginud? 4 aastat tagasi hoidsin viimati kätted käes. Aga ma harjutasin siin, viskasin putti siin näiteks, nii et mõned saab ikka sisse, ma arvan. Näeme siis. Näeme, jah. Ma loodan, et ei näe, aga me näeme. Aga okei, ma lähen vaatan nüüd raja üle. Soojendus tehtud, ring vaadatud, kõik asjad. Ei, täitsa timmis. Rada on hea. Tõusumeetreid rohkem kui eelmised korrad. Aga ei, ma olen valmis. Selles suhtes tuleb lõbus. Tuleb nautida, päris palavan isegi. Aga viimane katsetus. Nii, uus diskikott. Ennem oli teine, vaata. Ma ei tea, kas see on professionaalse või mitte. Luku peal lahti. Tuled siia. Laks. Op. Kott maha. Oled valmis siit. Oppa. Oi. Ja järgi. Juba jooksen edasi. Tõmban lukku kinni. Selle selga. Ja panen edasi. Oleks okei olema. Aga Kristjan, põhikonkurent läks just. Ei, pinge peal ausalt, ma ütlen. Pinge on peal. Ma ei tee nalja. Pinge on peal. Aga pinge teebki teemanteid. Davai, alustame. Vaheajas võistlust juhtima. Kui rajal on meil läinud Martin Himma, kes on siis meil samuti ühe võistluse juba võitnud, nii et neid varasemaid võitjaid ongi meil siis Viigipuu ja Himma mõlemad siis stardis. Ja siis näemegi Karel Viigipuu, kes on varem selle võistluse võitnud. Esimeses tiirus sai ta 1 trahvi, nüüd sattus nii, et mina enda esimeses ja tema enda teises tiirus koos. Vaatame, kuidas mul läheb. Tulemas nüüd oma vooru viskama. Ja Martin Himma väga kergelt 5-5. Väga kergelt, väga kiirelt. Siin on harjutatud, siin ei minda niisama seda asja tegema.
6 sekundiga esimeses vaheajas läheb Martin Himma Kristjan Ilvese vastu juhtima. 6 sekundiga. 6 sekundiga. Siin on 2 põhimõttelist suusa vastasseisu. Peale väga head esimest tiiru võttin juhtimis endale, jooksuring ja siis teine tiir. Martin Himma nüüd, tal on veel minna minut 36 teise vaheaja punkti, et siit võtta Kristjani käest üks trahv kohe siit tulemas on. Üks trahv on, aga pisut üle minuti. Ilmselgelt on ta harjutanud seda, et praegu ikkagi väga kiired. Ja aga pisut üle minuti koos trahviringiga on teise vaheaja punkti. Siit minemas Martin Himma ja kas tõesti, ta võtab ikkagi Kristjaniga teises vaheaja punktis ära, aga kindlasti Kristjan Ilves seda päris niimoodi ka ei lase. Mina läksin enda ühele trahviringile ehk puhast võistlust ei tulnud, aga siin on palju tööd teha. Kolmandas tiirus samal ajal Viigipuu viskab 1, teise, 3., 4. ja 5. ehk 0 trahvi sellest tiirust. Viigipuut ilus sooritus, medalimängu tähtis tiir, aga tuleb nüüd, kui Kristjan hakkab viskama enda 3. tiiru. Kodumetsad, aga ei natukene 2 trahviringi. Kristjan 3 trahviringi. Ja nüüd kas mängiti praegult kaardid selgelt Martin Himma lauale. Kas siit on see koht, kus antakse see Napoleoni koos moosiga otse Martin Himma kätte. Ja nüüd millega vastan mina ja kuidas on mu viskekäsi 3. tiirus. Aga nüüd on meil Martin Himma. Mees, kes võiks ka Albert Tammele igapäevaselt konkurentsi pakkuda, aga nüüd natukene eksib. 3 sisse, 2 trahviringi. Ja 2 valusat viset vastu alarauda. Käsi oli juba natuke pehme ja visked jäid lühikeseks. Nii et Martin Himma siit 2 trahviringi peab tegema. Temal kokku täna 3, Karel Viigipuul on 1, nii et Karel on teinud suurepärast viskevormi, kui tema visketäpsus on olnud. Näeme 3 kilomeetri järel, et on Kristjan Ilvesest mööda saanud Karel Viigipuu, nii et siiski 2 trahviringi polnud nii hullud, olen jätkuvalt heal positsioonil ja liider. 40 sekundit juhin teist kohta. Medalimängus on Karel Viigipuu heade visetega Kristjan Ilvesest mööda läinud. 4. tiir ja kõigepealt saamegi vaadata Viigipuu eelviimast tiiru. Viskab aeglaselt, aga kõik visked tabavad ja väga ilusalt tuleb jälle puhaste paberitega tiirust läbi. Minul seesama 40 sekundit pluss natuke veel, mis äkki jooksurajal kiirem olin ja edu saavutasin ja tulen enda 4. tiiru. Lükkan prillid üles ja hakkan viskama. Esimene sees väga hästi. Kettad õigesse järjekorda ja alarauda ja siis põrkub välja 4 sisse ja viimane valusalt üle rauda. Ei saa üldse rahul olla, aga korjan kettad üles ja lähme edasi. Oi, 3 mööda, aga tundub, et väsimus hakkab kummitama. Panemegi kella tiksuma. Hetkel vaheaeg 4, Martin Himma versus Karel Viigipuu. Trahviringi. No vaatame nüüd kohe, kell on tiksumas, kohe ta sinna vaheapunkti jõuab ja vaatame siis palju, kas on meil viimases ringis ja kui palju põnevust. Himma läheb 17 sekundiga Karel Viigipuu vastu 4 kilomeetri vaheajas juhtima 17 sekundiga. Me ei saa öelda, et see võistlus on tehtud. 40 sekundilist edust on alles jäänud 17. Nii ei saa edasi lasta või tuleb kaotus vastu võtta. Nüüd Karel viimane tiir ja ta eksib enda kõige viimasel viskel ehk võtab 2 trahvi ja annab mulle sellega lootust. Ja nüüd olen mina enda viimases tiirus. Tempot enne tiiru alla ei võtnud, viskan kuskil 201 pulsi pealt ja plaanisin teha kiirtuld. Esimene lendab kettidest välja, teine sees, 3 üle, 4 sees ja 5 sees ehk 2 trahvi ja kiirelt tuli nüüd asjad kotti panna ja hakata jooksma finiši poole, et võtta ikkagi see võit ära. Kella käima finiši suunas ja 21.49 ja 23.21 on siis need märgilised ajad, mis meil siis ees on. Et oma suusataja sammuga läheb. Sealt ta tuleb, näete, ja siit ta nüüd sellest rajakaamerast meil mööda läheb ja siis juba üsna varsti ta finišisse ka tulemus on sealt, nii et... Kohas kommentaarid peal finisita. See jooksuosa, ma arvan, kõige raskem, mis siin olnud on. Nii kange. Hessa tiirum on nii rahul mulliga, opa. Ja siis 1,
2, 3. Okei, viimasel 2 ei tulnud õnneks 4. Aega ka enam ei tea. Ma isegi ei tea, mis tulemus on, aga tundus ikkagi okei. Ma panen selle ka. Päris kiire aeg vist. Aga ei, kripeldab. Ma hakkasin ikka väristama seal visates. Aga ei, lõbus. Mitte nii lõbus ka eelmise aasta, seda pean ütlema. Nagu pingutuse mõttes. Vist ei ole vorm see praegu ikka. Aga ei, tegelikult vähem viskasin mööda ka eelmine aasta, nii et jah, vahepeal läks, ma ei tea, mis valesti oli. Okei. Ja siis sain ka tulemused teada, viimane ring oli piisavalt hea ja ma võitsin. Teine koht Karel Viigipuu 30 sekundit minu taga ja 3. koht Kristjan Ilves minust maas minut ja 15 sekundit. Aga muidugi ka enne autosustamist oli aeg väikseks intervjuuks. Mis ma oskan öelda? Ei, Karel Viigipuu, vaps see 2, see oli mu unistus, aga tead tuli 8 hoopis, et pole vahe. Mõni vise veel ja Karel oleks võinud täna olla üllataja. Ja, ega siin lõpus ma ei kuulnud mingit aega, mõtlesin, et täpselt ei tea, mis saab, aga jah, et mõned olid siuksed, vaatasin, kas keetid püüavad kinni, õnneks püüdsid, nii et seal oleks võinud päris hapuks see asi minna. No nii, Intekas tehtud, nüüd autosustamine. Kristjan Ilves. Kristjan sai alistatud. Vend pani raua ühest tiirus 5 tükki, muidu oleks tema ka läinud siin võitluseks. Ja ma Intekas unustasin öelda, et ma olin vist esimene inimene, kes on suutnud 2 korda diskijooksu võita. Nii et selle ma võtan. Aga mõni vise siin ikka veel kripeldab. Ja noh, alati on järgmine aasta. Ja teine koht. Ma juba ütlesin seda, aga Karel Viigipuu 2 trahvi ainult. Pole vaha. Karel Viigipuu, teine koht. Respekt. Selle koha tagas. Nüüd on taas midagi erakordselt juhtunud, mitte kordagi diskijooksu ajaloos meeste ja naiste arvestuses ei ole üks mees 2 korda seda võistlust võitnud, aga nüüd see juhtus. Martin Himma! Selle võistkonna arvestuse ma võin täitsa taga vaatanud. Let's go. Tuli ära. Mille järgi ma siia tulin. Ja mõlemad medalid käes. Tiimidest tuli siis pronks ja kõige tähtsam individuaalis kuld. Selle järgi ma siia tulin. Ajalugu on tehtud, aga järgmine ajalugu on siis puhaste paberitega teha. Nii et äkki järgmine aasta. Aga ma loodan, et teile see video meeldis. Kui meeldis, pange like, subscribe. Kindlasti tehke ära, tee kohe. Aitäh ja davai, nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chaneli komme. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chaneli komme. Järgmine aasta võidame ära.